et alustame täitsa algusest. Et kui teie seas on kogenumaid kirjutajaid, siis võib-olla mingid osad on juba tuttavad. Et siis on teie jaoks lihtsalt natukene võib-olla kordamine. Nii. Minu kogemused siis kirjutamisega seoses on sellised, et ma olen kirjutanud üsna terve elu, kui nii võib öelda, ja see on mulle alati meeldinud, aga kuskil gümnaasiumi ajal, kui pidi kohustuslikke kirjandeid vorpima, siis see kirjutamisrõõm kadus ära ja tuli tagasi siis, kui läksin uuesti tööle. Minu esimene töökoht oli vabaühenduses, sihtasutuses Eestimaa Looduse Fond, kus ma olin siis seotud erinevate keskkonna- ja põllumajandusprojektidega, kus siis muu töö seas tuli tegelikult ka kirjutada erinevaid tekste. Ja selline teadlikum turundustekstide kirjutamine sai minu jaoks alguse aastal 2015, kui ma läksin tööle MTÜ-sse Loodusajakiri. Ja ma olin seal 2 aastat siis ajakirjade Eesti Loodus, Horisont ja Eesti Mets tegevtoimetaja. Ja 2016 hakkasin seal siis tegevtoimetaja töö kõrvalt kirjutama ka Eesti Loodusesse lugusid ja samuti kaastöid erinevatele väljaannetele tegema. Kommunikatsiooni osas üks võib-olla kõige suuremaid selliseid projekte, kõige rohkem avalikum projekt võib-olla nii-öelda on olnud Eesti Vabariik 100 loodusfilmi Tuulte tahutud maa kommunikatsiooni juhtimine aastal 2018 ja natuke ka 2019 algusest, kui ma õigesti nüüd mäletan. Ja siis 2019 aastal asutasin enda osaühingu, millalt ma siis tänase päevani teen sellist teksti kirjutamise ja kommunikatsiooni tööd. Et olen aidanud nii avalikke asutusi, eraasutusi, äriühinguid kui ka kolmanda sektori organisatsioone erinevates turundus- ja kommunikatsiooni küsimustes. Ja hetkel suure osa minu tööajast võtab üks Tartu 2024 projekt, kus ma siis samamoodi tegelen kommunikatsiooni juhtimisega. Nii. See, millest ma täna rääkima hakkan, on üks võimalik viis, kuidas teksti kirjutada ja tekstidega seotud väljakutsetele läheneda. Et neid viise on väga palju erinevaid, et selles mõttes ära võta seda kui kivisse raiutud tõde, aga ma räägin siis enda kogemustest ja mingitest põhitõdedest ja ma väga soovin, et sa saaksid siit enda jaoks kaasa võtta selle, mida sina saad siis täna enda organisatsioonis kohe rakendada. Et meil on sellised 3 suuremat teemat täna, on sotsiaalmeedia tekstid, kodulehe tekstid ja siis lõpetuseks räägin võib-olla natukene sellest, et kuidas luua endale selline süsteem, mis aitab sul lihtsamini, kergemini, kiiremini tekste kirjutada. Tänane veebiseminar on küll suunatud vabaühendustele, aga ma nägin, et registreerujate hulgas oli ka päris palju äriühingute esindajad, et siit mulle lihtsalt üks küsimus teile, et kuidas erinevad need tekstid, mida kirjutavad siis vabaühendused ja mida kirjutavad äriühingud avalikult. Et ma teen siin chati ka lahti, et võite sinna chati vastata, kui kellelgi tekib mingeid kiireid mõtteid. Et ma ise mõtlesin ka selle peale
täna ja eile ja üleeile, kui ma hakkasin, kui ma seda koolitust siin ette valmistasin. Ja mina jõudsin selleni, et laias laastus võib öelda nii, et tegelikult väga ei erinegi, sest et tekste loeb ikkagi inimene, et pole vahet, kas selle teksti on kirjutanud siis keegi vabaühendusest või keegi äriühingust. Et oma sõnumi pead sa ikkagi edastama teisele inimesele, et see sõnum peab liikuma inimeselt inimesele. Et kui me pärast nagu räägime ka natukene sellest, mis on võib-olla sellised baastõed, mida kirjutamisel silmas pidada, et siis tuleme selle teema juurde tagasi. Aga põhimõtteliselt ka vabaühendused peavad ju oma sündmusi, tegevusi, ideid nii-öelda inimestele maha müüma, samamoodi nagu äriühingud siis müüvad oma tooteid ja teenuseid. Ja ma näidetena olen tänasesse veebiseminari siis sisse toonud nii näiteid nii ärisektorist kui ka avalikest organisatsioonidest, et just ka sellepärast, et teksti ülesehituse mõttes ei ole vahet, kas sa kirjutad seda vabaühenduse töötajana või siis äriühingu töötajana. Aga kuna ma lubasin, et me alustame üsna algusest, siis lähmegi kohe esimese põhitõe juurde. Et kuna ma tean, et siin on ka inimesi, kes turunduses ja kommunikatsioonis võib-olla teevad alles oma esimesi samme, siis enne kui me väga sisuliseks läheme, tahan paar olulist asja ära rääkida. Et üks keerukus, mis ma olen täheldanud, mis inimestel tekstide kirjutamisega ette tuleb, on see, et inimesed ei adu, kui oluline on enne kirjutamist teada, kellele sa kirjutad ja kirjutamise ajal seda inimest siis ka meeles pidada. Et sa võid mõelda korra selle peale, kas sul on lihtsam kirjutada kirja inimesele, keda sa tunned või inimesele, kellega sa võtad ühendust esimest korda. Et tihtipeale tegelikult on meil lihtsam kirjutada tuttavale inimesele. Ja seepärast on hästi oluline õppida enda sihtgrupi esindajaid tundma. Sest et kui sa neid tunned, siis sa saad inimest kõnetada tema enda sõnadega. Ja kui inimene loeb kuskilt enda mõtteid, enda tundeid, mingeid väljakutseid, mis tal elus on, siis ta samastub sellega palju rohkem ja kiiremini. Ehk siis sinu sõnum jõuab tegelikult palju paremini inimesele kohale. Kuidas siis enda sihtgruppi tundma õppida? Et selleks on selleks kõige parem variant on lihtsalt suhelda inimestega, kes on juba sinu organisatsiooni tegevustesse kaasatud, mõnel sündmusel osalenud või muud moodi sinu organisatsiooniga kokku puutunud. Ja võid suhelda nendega sellises intervjuu vormis, küsida, kuidas nad sinu organisatsiooni jõudis, mis neid kõnetas. Lihtsalt sul on nende jaoks oluline läbi mõelda, mis küsimusi küsida, et need sinu organisatsiooni jaoks kõige rohkem kasu tooksid nii-öelda. Ja kindlasti küsi ka demograafilisi andmeid, et sa saaksid enda jaoks põhjalikuma ülevaate, sest et need demograafilised andmed annavad sulle ka näiteks infot selle kohta, kui sa tahad teha sotsiaalmeedias suunatud reklaami, kellele seda reklaami siis täpselt suunata ja nii edasi. Küsi kindlasti ka selle kohta, mis meediaväljaandeid inimesed kasutavad, kas nad vaatavad telekat või mitte, et need annavad sulle kõik infot,
mida sa saad hiljem enda heaks nii-öelda ära kasutada. Ja oluline on just intervjueerida inimesi, kes juba mingil moel on sinu organisatsiooniga kokku puutunud, sest sul ei ole mõtet küsida inimesi, kes teoreetiliselt kunagi võiksid sinu teenuseid vajada, et see ei anna sulle väga palju infot tegelikult, et kui inimene hakkab nagu ette kujutlema, et ta on mingis olukorras, kus tal on just sinu organisatsioonilt vaja mingit abi või sisendit, et see on väga hüpoteetiline. Ja kui see teema sulle rohkem huvi pakub, siis guugelda persona intervjuu, sellist märksõna, siis sa leiad ka päris palju näidisküsimustikke, mida sa saad kasutada ja vastavalt enda vajadustele siis kohandada. Ja alustuseks täitsa piisab sellest, et kui sa intervjueerid näiteks 5 kuni 7 inimest, et see ei pea kohe nagu väga palju inimesi ette võtma, et see võib-olla ajab asja alguses hästi segaseks. Ja võib juhtuda, et sul on mitu sihtgruppi, et see on täiesti normaalne, eriti kui tegemist on suurema organisatsiooniga, kus sul ongi hästi palju erinevaid projekte, sa kaasad hästi palju erinevaid sihtgruppe. Et siis sul ongi võib-olla vaja erinevate inimestega suhelda, aga ma soovitan alustada ühest, et kui sul ühe sihtgrupiga on see kogemus juba olemas, siis sa saad seda sama kogemust kasutada teiste sihtgruppidega suhtlemisel. Ja need intervjuud lisaks sellele, mis sõnumid siis inimest võib-olla kõnetavad või kuidas ta sinu organisatsioonini jõudis, annavad sulle kindlasti ka väärtuslikku infot selle kohta, milliseid sündmusi veel korraldada, mis teemad inimestele veel korda lähevad ja kõiksugu sellised olulised asjad. Nendest tehtud intervjuudest võiks siis kokku saada sellise koondportree, kus sinu sihtgrupi esindajal ehk personal on ka nimi ja sugu ja vanus ja muud sellised näitajad. Ja lisaks siis kõik see muu spetsiifiline info, mis sa seal intervjuus tema kohta küsisid. Ja tema on siis see inimene, kelle peale tasub mõelda enne kirjutamist ja ka kirjutamise ajal. Et see aitab sul palju lihtsamalt enda sõnumit formuleerida. Et nagu ma enne ka ütlesin, et sul on enda tuttavale inimesele palju lihtsam kirjutada tegelikult kui võhivõõrale. Ja ma arvan, et enda sihtgrupiga suhtlemine peaks olema pigem selline kodune, mitte selline, et sa kirjutad iga kord nagu täiesti võõrale inimesele, on ju. Ja miks see on oluline, on sellepärast veel, et kõigile korraga kirjutada on hästi keeruline. Et sa ei saa korraga kõigile kirjutada, aga see muidugi, kui sa natukene spetsiifilisema persona võtad enda kirjutamise sihtgrupiks, see ei tähenda seda, et sa siis laiemalt kedagi teist ei või kõnetada. Et sa kõnetad ikkagi, aga sul on väga selge sõnum, et see on see tulemus, mis sa selle persona loomisega saad. Ja mõtle kindlasti ka selle peale, et mis tunne peaks lugejal pärast postituse või artikli lugemist olema, et kas ta peaks tundma mingit inspiratsiooni, kas ta peaks kuidagi midagi konkreetset tegema, on sul seal mingi selline üleskutse registreeruma, saatma sulle mingit infot või mis iganes, et mõtle need asjad ka läbi, et mis on see sõnum ja mis on see üleskutse siis. Ja selle teema kokkuvõtteks siis soovitan võtta aega, et enda sihtgruppi tundma õppida, sest see teeb kirjutamise palju lihtsamaks. Et väga paljud
väga paljud copywriterid ja kirjutajad tegelikult teevad seda, et nad intervjueerivad lihtsalt inimesi, kes tarbivad mingeid tooteid ja teenuseid. Ja see aitab neil tegelikult palju lihtsamalt tekste luua. Et sama kehtib tegelikult ka vabaühenduste puhul, kellel justkui nagu otseselt mingit ärilist eesmärki kui sellist ei ole, on ju. Aga samas ikkagi on vajadus enda tegevusi kuidagi kommunikeerida. Nüüd enne veel, kui siis lähme täpsemalt tekstide loomise juurde, on oluline läbi mõelda ka see, milline on su brändi hääl. Et see võib kõlada natukene selliselt kommertslikult, aga ka tegelikult on vabaühendustel ju oma kuvand ja bränd. Ja see brändi hääl on siis hästi lihtsalt kokkuvõttes see, kuidas sa oma sihtgrupiga räägid. Et suhtlemine on ju erinev sõltuvalt sellest, kas su sihtgrupiks on noored, on hoopis vanurid või mingid tippjuhid, mis iganes, mis kelle jaoks parasjagu oluline on ju. Ja need brändi hääled võivad siis laias laastus olla sellised, et kas sa pigem oled selline sinatav ja sõbralik või kasutad läbivalt igal pool teie vormi. Oled sa pigem vaba või ametlik? Ma ei tea, kas vabaühenduste kontekstist saab olla selline naljatlev, pigem võib-olla mitte, et see võib-olla kehtib rohkem meelelahutusvaldkonnas. Samas, noh, ma ei tea, kas tasub olla ka nagu hästi tõsine ja ametlik, et võib-olla see balanss on kuskil seal nende kahe vahel. Ja kindlasti tasub olla professionaalne enda sõnavõttudes, et mõelda ikkagi hästi läbi, et mis on need sõnumid, mis sa tahad, et inimestele kohale jõuavad. Ja võid mõelda ka selle peale, kas sa tahad kuidagi eristuda või olla tavapärane ja mitte väga eriti silma paista. Et siin on mul 2 näidet. Need on nüüd küll disaini valdkonnast. Siin vasakul on siis näha ühe nahakunstniku uus toode ja paremal on näha siis ühe nahadisaini ettevõtte uus toode, aga see tekst on neil täiesti erinev. Et see vasakpoolne Tiina Androni oma on hästi selline konkreetne, lakooniline ja parempoolne on pigem selline mänguline, naljatlev. Ja mõlemal tegelikult on oma sihtgrupp ja neil mõlemal läheb ärilises mõttes väga hästi. Et võite pärast ise veel uurida ka näiteks Lamu tekste ja vaadata kõrvale, kuidas endast kirjutab Balbino või Premia, kes kõik siis ka toodavad jäätisi ehk siis on samas valdkonnas tegevad. Nii. Ma võtan Karmeni küsimuse pärast lõpus, et mul see chat kogu aeg lahti ei ole, et siis ma paraku õigel hetkel seda ei näinud. Ehk siis kokkuvõttes mõtle läbi, milline on sinu brändi hääl ehk kuidas sa tahad avalikult kõlada. Ja seda siis sotsiaalmeedias võib-olla on tekstid natuke kergemad, kui sa kirjutad kuhugi ajalehte arvamuslugu, siis seal on omad nõuded, on ju. Et sa muidugi saad neid natukene kohandada, aga mõnes mõttes võiksid need ikkagi olla pigem nagu sarnased, et kui sa sotsiaalmeedias oled selline hästi vaba, lihtsa suhtlemisega,
aga enda meililistile uudiskirju saates oled hästi ametlik, siis need kaks kuvandit ka võib-olla väga hästi kokku ei kõla. Et mõtle need asjad enda jaoks kindlasti ka läbi ja kui su organisatsioonis on rohkem kui üks inimene, kes sellist avalikku tekstiloomet loovad või teevad, siis te peaksite ikkagi omavahel kokku leppima, mis on need põhimõtted, millest te lähtute ja kuidas te tahate välja paista, et see oleks kõigile üheselt arusaadav. Ja kindlasti on hea sellised asjad ka kirjalikult üles märkida selleks ajaks, kui keegi läheb puhkusele, tuleb asendaja või inimene läheb üldse töölt ära ja tuleb uus inimene, et siis on hea, kui organisatsioonis või ka ettevõttes on siis olemas mingi selline üldine dokument selle kohta, kuidas avalikke tekste koostada, millist tooni kasutada, mis sõnu vältida ja nii edasi. Nii. Enne kui me lähme edasi selle teemaga, siis ma küsiks, et kas senimaani on kõik enam-vähem arusaadav olnud, et nii, tore. Siis lähme edasi sotsiaalmeedia tekstide juurde. Et ma eeldan, et kui te siia täna registreerusite, siis teil ikkagi oli mingi selge põhjus või eesmärk, mis te siit saada tahate. Et üks nendest kindlasti võib olla seesama teema, millest ma praegu rääkima hakkan. Et sotsiaalmeediasse postitamine on selline mõnes mõttes üha enam keeruliseks muutuv väljakutse, kui nii võib öelda, sest et sotsiaalmeedia trendid muutuvad väga kiiresti. Ja see, mis ma täna räägin, võib paari kuu pärast olla tegelikult kehtetu. Et tegelikult selle teemaga kursis hoidmine on selline pidev töö ja vabaühendustel ka ma soovitan ikkagi aastas korra näiteks osaleda mõnel sotsiaalmeedia koolitusel, et tõesti hoida ennast kursis nende kõige uuemate uuenduste ja muutustega. Et teil oleks lihtsam enda asju sotsiaalmeedias jagada. Ja kui ma täna räägin sotsiaalmeediast, siis ma pean silmas eelkõige Facebooki ja Instagrami tekste. Et muid platvorme me täna ei jõua kahjuks selle aja jooksul läbi käia. Et need on võib-olla need kõige põhilisemad teadmised, et sotsiaalmeedias toimetades sa pead lihtsalt kogu aeg ennast täiendama ja see lihtsalt on paratamatus. Siis, kui me räägime sellistest tavapostitustest, millel ei ole näiteks kuidagi raha taha pandud, ei ole otseselt kuskil Ads Manageris tehtud suunatud reklaamina, siis erinevaid uuringuid lugedes võib nagu öelda niimoodi, et orgaaniliselt levivad tegelikult nii pikad kui lühikesed tekstid. Et pigem on olulisem inimese tähelepanu haarata ja võib-olla ka see, et seda postitust hakatakse edasi jagama või keegi kuidagi reageerib ja kommenteerib. Et isegi ja oluline on ka see, et kui sa kirjutad mõne pikema teksti, siis ka seal püüa sõnum hoida hästi selge ja laused lühikesed. Et
ma tean, et registreerumisel teil küsiti ka mõned lisaküsimused ja seal paljud ikkagi ütlesid, et neil on keeruline kuidagi, enda arvates on neil keeruline kirjutada lühikeselt ja konkreetselt. Et kui sa tunned, et sa pigem kipud heietama, siis ürita võib-olla alguses seda muuta niimoodi, et sa kirjutadki lühemate lausetega. Ja siis sa näed ka rohkem võib-olla seda, kus su mõte hakkab korduma, et kus sa siis hakkad rohkem heietama. Siis ma soovitan lihtsalt katsetada, et millist tüüpi postitused sinu organisatsiooni puhul, sinu kanalites paremini toimivad. On need lühikesed postitused, pikad postitused, on need lihtsalt foto ja tekst või video ja tekst. Et mis iganes, et ma arvan, et selline poole aasta jooksul peaks ikkagi sul selginema mingi pilt sellest, mida sinu jälgijad tahavad lugeda, mis neile korda läheb. Ja seetõttu ma väga soovitan võtta aega ka analüüsiks. Et tihtipeale tundub hästi oluline ikkagi kogu aeg neid postitusi teha ja hoida inimesi kursis kõigega. Aga me ei võta aega selleks, et analüüsida, mis toimib ja mis mitte. Et see on ka hästi oluline enda jaoks ikkagi prioritiseerida. Ja võib-olla sotsiaalmeediasse postitamise puhul üldiselt tuleks arvestada ka enda ajalisi ja muid ressursse, et kui palju sul on aega näiteks sellega tegeleda, kui see on sinu vastutus. Et vabaühendustes tihtipeale väiksemates organisatsioonides on ühel inimesel ju hästi palju tööülesandeid, mille vahel ta peab ennast jagama. Et tasub läbi mõelda, mis see sotsiaalmeedia strateegia üldse on, et võib-olla see strateegia ongi selline, et sa postitad harva ja siis sa boost'id seda postitust, et see paremini leviks, sest et sul lihtsalt ajaliselt ei ole võimalik rohkem sinna panustada, et see kogu aeg orgaaniliselt nähtav oleks. Et on üks uuring, mis ütleb, et orgaaniliselt levib kõige paremini postitus, milles on teksti osa kuni 80 tähemärki. Ma ise ei ole seda nii süstemaatiliselt järele proovinud ega ka väga viimasel ajal analüüsinud enda tehtud postitusi, et kuivõrd see paika peab, aga sa võid endale selle võtta mingiks selliseks indikatsiooniks, et vaadata, kas 80 tähemärki on see, mis sinu organisatsiooni postituste puhul töötab. Aga tihti tegelikult jagatakse ka selliseid pikemaid postitusi. Ja mõnikord ei saagi väga hästi aru, et miks mingid postitused lähevad hästi tööle ja mõned ei lähe, sest et ma olen enda puhul täheldanud, et mõnikord võib selline kiiruga kokku pandud tekst ja foto väga hästi levida. Aga teinekord mõtled seda teksti, vaatad üle mitu korda, valid pilte hästi kaua ja tegelikult see postitus ei lähe tööle. Et eks seal sõltub hästi palju ka sellest postitamise ajast ja tõesti sellest, et kas keegi jagas edasi, kommenteeris ja nii edasi. Et te võite, kui on suurem organisatsioon, siis võite ju ka paluda kolleegidel jagada ja kommenteerida neid postitusi, et need tõesti orgaaniliselt levima hakkaks, et mõnikord lihtsalt piisab sellest, et paar inimest natukene aitlevad ja siis jõuab suurema huviliste ringini.
Nüüd tasuliste reklaamide puhul on oluline jälgida seda teksti pikkust, sest et see võiks olla täies ulatuses nähtav ikkagi nii desktopi versioonil kui siis ka mobiilis. Et reklaampostituse tekst võiks küll olla pigem lühike ja konkreetne. Kui sa teed neid reklaampostitusi või kampaaniaid otse Ad Managerist, siis sa saad proovida mitut erinevat versiooni ja katsetada, mis siis paremini töötab. Ja siin samamoodi tasub neid asju enda jaoks analüüsida ja võttagi täiesti mingi aeg, ma ei tea, kas regulaarselt iga kuu või iga paari nädala tagant, kus sa vaatad üle, et kuidas need sõnumid töötasid, mis toimis paremini, mis halvemini, mis järeldusi sa võiksid endale tulevikuks sealt teha. Et tasuliste reklaamide kohta öeldakse, et need võiksid olla 5–19 sõna pikad ja aga see on ka selline reegel, mis otseselt tegelikult ei ole kuskil kivisse raiutud, et toimivad mõnikord ka reklaamid, kus on võib-olla ainult 3 sõna. Aga siis toimivad ka need, kus on 25 sõna. Mari küsib, et kuidas see eriversioonide katsetamine käib, kas paralleelselt on mitu samasisulist postitust, mida levitada. See mõte on jah selles, et kui sa testid, oletame, et sul on mingi kampaania tulemas, sul on mingi konkreetne sõnum, mida sa tahad inimestele edastada või näiteks kutsuda neid mingile sündmusele. Et siis üks variant on see, et sa katsetad et sul on visuaal on sama, aga sa katsetad erinevat teksti. Ja teine variant, seal on nagu hästi palju võimalusi, kuidas sa võid nagu mängida, et sa võid ka 10 erinevat asja paralleelselt katsetada, aga ma arvan, selline 3-4 võiks olla nagu mõistlik, et on sama visuaal, täiesti erineva pikkusega sõnum. Ja siis lihtsalt proovidki seal Ad Manageris neid läbi, paned kõikidele raha taha ja vaatad, kuidas nad töötama hakkavad. Et siin tuli soovitus ka, kuidas, et õpi koos Google'iga, seal koolituste sarjas on ka neid koolitusi, kus räägitakse nendest teemadest täpsemalt, et me jah, siin täna ka nendesse Facebooki salakambritesse nii palju sisse ei lähe, et me pigem keskendume sellele teksti osale. Aga see Facebooki reklaamide seadistamine on omajagu tööd. Et üldse ei salga seda. Ja siin on fotol on lihtsalt üks näide minu hiljutisest tööprojektist, kus meil oli siis üks taimeviktoriin ja see on siis selline postitus, kus siis visuaali peal on ka graafikat, et on selline kujundatud postitus ja ma vaatasin just üle ka, et minu kogemus viimasest ajast on see, et paremini tegelikult levivad need postitused, kus on lihtsalt tavaline foto ja tekst, et selliseid graafikaga fotosid peab ikkagi natukene rohkem rahaga kaasa aitama, kui sa tahad, et need paremini leviks. Ja tasulise reklaami puhul tasub kindlasti kasutada ka seda võimalust, mis on Facebook sulle tasuta kätte toonud, ehk siis vaadata Facebook Ad Library'st oma valdkonna tasulisi reklaame. Et ongi olemas selline Facebooki alamleht nagu Ad Library, kus sa saad siis kirjutada otsingukasti enda valdkonna ja vaadata, milliseid tasulisi reklaame on siis viimasel ajal
sel teemal keegi jooksutanud, et saab vaadata, kas keegi kutsub sarnasele sündmusele. No siin konkreetselt on täiskasvanute koolitusega tegemist, et näha, millised on siis konkurentide pakkumised. Siis üks selline mudel, mis on üsna universaalne, mida turunduses kasutatakse päris palju, on AIDA mudel ja see tuleb siis inglise keelest 4 sõnast: attention, interest, desire, action. Ehk siis kõige laiem nendest on siis attention ehk tähelepanu, mis tähendab siis seda, et sa peaksid kuidagi tähelepanu haarama, inimese poole pöörduma, et inimesel tekiks mingi selline mis see on küsimus enda jaoks, siis tekitada inimeses rohkem huvi, kas siis räägid mingeid huvitavaid fakte või näitlikustad kuidagi selle teenuse kasutusviise, et inimesel tekiks parem arusaam, mida see endast kujutab. Siis on desire, ehk siis tekitada inimeses soov sinu pakutavat teenust või toodet osta. See võib-olla pigem kehtib rohkem äriühingute puhul, kes võivadki teha mingeid selliseid piiratud ajaga pakkumisi või ongi mingi piiratud hulk kaupu või tooteid, mida maha müüa. Samas võib-olla vabaühenduste mõttes on ka mingeid selliseid seminare või konverentse, kus on piiratud arv osalejaid saab osaleda, et võid seda mudelit ka katsetada. Ja action on siis selline konkreetne suunis kliendile. Tee seda, pane ennast kirja, registreeri, liitu uudiskirjaga, mis iganes sa siis tahad, et see inimene teeb. Ja paljudel oli ka küsimus, et kuidas siis inimesi kõnetada, et mismoodi nende tähelepanu saada. Et mina soovitan kasutada osades postitustes kindlasti ka sellist konkreetset pöördumist lugeja poole. Näiteks kui sa oled mingi noorteorganisatsioon, siis võidki lihtsalt kasutada hei noor. Kui sa tegeled tudengitega, siis hei üliõpilane. Sa otsid inimesi, kes otsid mingile sündmusele vabatahtlikke, siis võid lihtsalt kirjutada sina, kes sa otsid vabatahtlikku tööd või midagi muud sellist alustuseks. Siis teiseks kirjuta siis enda pakkumisest, mis see sinu pakkumise sisu on ja kindlasti püüa siis seal ühes postituses jääda ühe sõnumi piiridesse, et ära püüa nagu kõiki olulisi asju ühe postitusega ära öelda, et võta hästi konkreetne fookus. Et siis sa saad olla kindel, et su sõnum jõuab inimesele kohale ka. Ja siis lõpetuseks pane sinna ka mingi üleskutse, et loe edasi, registreeru, pane endale kalendrisse kirja või mis iganes, et me tihtipeale eestlastena meile tundub nagu selline call to action'ite või nende üleskutsete kasutamine kuidagi ebameeldiv, et me ei taha öelda inimestele, mida nad peaksid tegema. Aga tegelikult me teeme enda kliendi või enda persona, enda sihtgrupi elu sellega palju lihtsamaks, et e-poes ka, ma arvan, kui sa midagi ostad näiteks e-poest, et sa ei taha otsida lõputult seda kohta, kuidas sa saaksid selle kauba panna endale ostukorvi.
et see kehtib tegelikult ka teiste keskkondade puhul, et tee võimalikult lihtsalt inimesele see, et ta saaks aru, mis peab tema järgmine samm olema. Et muidu sa lihtsalt kaotad selle inimese enda jälgijate hulgast. Siis üks küsimus, mis veel ette tuli, oli ka emotšide kasutamisest. Et kui palju neid võiks kasutada ja kus üldse on kohane neid kasutada. Neid uuringuid ma ka vaatasin ja põhimõtteliselt võib leida igasuguseid uuringuid. Et sa leiad uuringuid, mille tulemused ütlevad, et need aitavad su postituse avamisele kaasa, aga samas võid sa leida ka uuringuid, mis ütlevad, et tegelikult see ei aita sugugi. Et pigem ülekaalus praegu on rohkem see põhimõte, et emotšide kasutamine tõstab postitusele klikkimise määra. Aga minu soovitus on neid kasutada ainult siis, kui see sobib sinu brändi hääle ja üldise kuvandiga kokku. Kindlasti võiks nagu mõelda ka selle peale, et neid mitte liiga palju kuhjata postitusse, et selline 2–5 maksimum olenevalt siis sellest postituse pikkusest. Aga ma ütleks, et keskmiselt 3 on selline päris hea number. Ja kindlasti tasub enne ka mõelda selle peale. Vabandust. On üks tehniline tõrge tuli. Kaotasin ära. Et kindlasti tasub mõelda ka selle peale, et mis need emotšid tähendavad, et tihtipeale on neil mitu tähendust ja see võib päris palju segadust tekitada. Et siis on selline koht nagu Emotšipeedia, mis aitab siis, mis siis selgitab sulle, mida see emotši täpselt tähendab. Ja sealt Emotšipeediast tegelikult sa leiad ka igasuguseid erinevaid emotšisid, mida võib-olla vaikimisi Facebookis üldse olemas ei ole. Et tasub seda keskkonda ka uurida. Nii. Ja nüüd vaataks mõnda konkreetset postitust. Sest üks viis kirjutama õppida on tegelikult ka teiste postituste analüüsimine. Et siin on üks Lõunakeskuse postitus, mis on üsna värske. Et kui sa seda postitust vaatad, kas sa näiteks näed siin neid elemente, millest ma enne rääkisin, et kas sa näed, et on üleskutse, on mingi huvi tekitamise aspekt, on pöördumine, et vaata korraks otsa sellele postitusele ja mõtle, kuidas sina ja kas sa muudaksid siin midagi. Ma püüan seni leida uuesti üles chati, et ma näeks teie vastuseid ka. Nii, leidsin chati ka üles, nii et võite chati kirjutada, mis mõtteid see postitus teil tekitab. Nii, Kairi ütleb, et minu arust väga hea postitus, kõik info on olemas. Eeva ütleb, et natuke pikavõitu.
Helen ütleb ka, et pikavõitu postitus ja müüja ostja lööks kuidagi lahku, eraldi sihtgrupid. Jolan ütleb, et liiga palju emotikone. Segane, et mis see teotahe visuaalil tähendab. Tekstis on liiga palju sõnu ja laialivalguv. No väga palju erinevaid mõtteid, nagu te näete. Et väga hea, et niimoodi kaasa mõtlete. Et minu jaoks ka võib-olla neid emojisid on natuke liiga palju. Ja ma seda postitust võib-olla alustaks sellise pöördumisega tõesti, et raamatusõber või mingi selline muu lause või pöördumine, lugemishuviline või mis iganes, et sellest kirjutaks, konkreetselt kasutaks sellist pöördumist. Ja võib-olla see asukoha osa ma paneks kuhugi lõpupoole, et pigem nagu algusesse kirjutaks selle, et tule, osta, müü, vaheta oma raamatuid. Ja selle lõpuosa, et kui jääb peale laata alles raamatuid, mis omanikku ei leidnud, et siis jäta need Lõunakeskuse raamaturiilisse. Et selle ma võib-olla üldse jätaksin siit postitusest välja. Et ja. Nii, Kristel ütleb, et on hea, et on lühendatud lingid klikkimiseks, mitte megapikad. Bitly linkidega on nagu sihuke nii ja naa teema, et mõned inimesed on hakanud neid vältima, sest et need tunduvad ebaturvalised. Et turvalisem tundub ikkagi see, kui on päris kodulehe aadress seal kirjas, et see on selline nii ja naa teema. Ma ise ka aeg-ajalt ikkagi kasutan neid, aga kui mul on konkreetne ja lühike link, siis ma tegelikult kasutan ka kodulehe linke. Jah, seal on variant ka kuidagi visuaali peal rohkem neid asju välja tuua tõesti, et kuidagi need põhimõtted visuaalselt hoopiski või see sõnum visuaalselt edasi anda. Et muidugi praegu te seda visuaali täielisti ei näe ka, et ta ei mahtunud siia slaidi peale niimoodi. Aga ja üldiselt on ka tegelikult see soovitus, et emotsid soovitatakse panna rea lõppu. Et rea alguses võid neid kasutada lihtsalt sellise loendite puhul, kui nad on kõik ühesugused, et nad väga kirjuks seda pilti ei muuda, aga silmale on ikkagi parem, kui tekst algab nagu kohe vasakult äärest. Siin on veel üks samast seeriast foto. Et võib-olla ma oleks pidanud seda teile enne tegelikult näitama, siis te oleks saanud sellest kontekstist paremini aru, et mõne jaoks jäi see teotahe ka natukene segaseks. Aga mis te selle kohta arvate? Kuidas see teile tundub? Nii, ma üritan jälle seda chati kätte saada. Nii. Visuaalselt parem vaadata, palju konkreetsem ja loetavam, mõnus lugeda. Peale lõunakat edasi ei loeks. Okei. Mulle tundub väga hea, lihtne ja konkreetne. Liiga pikk ikkagi mõne jaoks. Eva-Liisa arvab, et saaks isegi lühemalt öelda.
Kaidi ütleb, et pöördumist pole, aga mu meelest pole selle postituse puhul seda vajagi. Ma tõesti nõustun, et iga postituse puhul ei ole seda vaja. Tekst on natuke liiga ühes jorus mõne jaoks. Et ka palju erinevaid arvamusi. Leanika ütleb, et sidekriips versus mõttekriips kuupäevade vahel, kas ei peaks olema viimatine. Ja sellise kuupäeva puhul tõesti peab olema see pikk mõttekriips siis seal, et nendest õigekirja ja teksti toimetamise asjadest ma räägin rohkem 31. mai koolitusel. Ma tean, paljudel oli selle kohta ka küsimusi, et kui see on teema, mis teid huvitab, siis ma soovitan teil ka sellele maikuu viimase päeva koolitusele tulla. Nii, siis võtame veel paar lauset. Siin on üks Keskkonnaministeeriumi näide, kus nad siis jagavad ühte artiklit, mida nende töötaja on kirjutanud. Kuidas see tundub, mida muudaksite? Jah, siin juba tuleb neid mõtteid, et tegelikult need emotsid seal lausete keskel ei mõju väga hästi. Ja tegelikult öeldakse, et on parem emotsidega, et parem on ikkagi kirjutada sõnadega välja ja mitte asendada neid sõnu emotide all, et siin on näiteks pole midagi uut siin päikese all, et tegelikult selle päikese võiks ilusti ikkagi välja kirjutada. Ja mina vist teeksin niimoodi, et teeksin selle kuidagi 2 lauseks ja lisaksin ka üleskutse, et nagu Mari ka ütleb, et loe täisteksti Eesti Ekspressis on ju. Et siin konkreetses postituses jah, call to action on täiesti puudu ehk siis üleskutse. Jette ütleb, et enne olulisem sisu ja siis alles autor. Siin ma selles mõttes ei ole väga nagu nõus, sest et Hanno Singel on väga oluline Keskkonnaministeeriumi kõneisik, keda tuntakse ja teatakse selles valdkonnas väga palju, et paljudele tema on ka selline arvamusliider, et ma arvan, et tema nimi ikkagi kutsub mingeid inimesi seda teksti lugema, et ma seda järjekorda siin tegelikult ei muudaks. Nii, ja üks ülesanne teile veel, selline väike analüüsi ülesanne ja see on selline. Kuidas teile tundub? Et siin on ja võib-olla mitu asja, et neid emojisid on kindlasti natuke liiga palju, et siin on neid 12 tükki, kõik on üksteise järgi pandud. Et ma kindlasti sealt enamuse nendest võtaksin ära.
Samas see küsimus, et kuidas elada nii, et korraga oleks hästi kooli või tööülesannete täitmisega, oma eluga ja perele leiaks ka aega, et see küsimus, ma arvan, ikkagi väga paljusid kõnetab. Iseasi, jah, kas siin kõik grammatiliselt on korrektne. Eva-Liisa ütleb, et teda häirivad need läbivad suurtähed seal alguses. Olen ka nõus, et need oleks võib-olla võinud kuidagi teistmoodi lahendada. Et siin on visuaalselt lahendatud niimoodi, et see üleskutse on kirjutatud visuaali peale, et vaata laupäeval seda miniseriaali ja seda nagu üleskutset sinna teksti ei ole dubleeritud. Nii, ma vaatan, mis mõtted teil siin veel on tekkinud, vahepeal tuli neid hästi palju. Hästi palju siin viidatakse mõnele kirja peale. Ja hashtagidele samamoodi, et ma olen ka sellega nõus, et tegelikult hashtagid peaksid olema sellist, et need on täies ulatuses klikitavad. Ehk siis sa ei saa sinna kirjutada enda kodulehe aadressi või mingit sidekriipsuga mõistet, et see kõik peab olema üks suur pikk hashtag. Vahepeal räägiti, et hashtag üldse polegi mõtet Facebookis näiteks kasutada, et need nagunii ei toimi. Nüüd viimati ma käisin mingil koolitusel, siis jällegi soovitatakse, öeldakse, et selline 3-5 hashtagi enda organisatsiooni jaoks välja mõelda ja neid läbivalt kasutada on tegelikult pigem hea pikas perspektiivis. Et see on ka võib-olla asi, mille peale siis võite mõelda. Siis üsna mitmed küsisid ka seda, et või märkisid seal registreerumisel, et neil ei ole ideid, mida postitada, millest kirjutada, et siis ma natukene võib-olla räägin ka sellest, mis võiksid olla need võimalikud postituste sisud, mida siis vabaühendused võiksid enda sotsiaalmeediakanalites jagada. Need on üsna sellised võib-olla universaalsed teemad, et alustuseks selline sündmuste teavitus ja järelteavitus. Kui sa korraldad suuri avalikke sündmusi, siis võid pärast ka mingi galerii sellest üles panna või näiteks üldse mingit konverentsi korraldada, otseülekanne teha sotsiaalmeediasse või kuidagi seda sündmust siis mingite sotsiaalmeedia live lühikeste lõikudega reklaamida. Siis kindlasti saate erinevate projektide tulemusi tutvustada või üldse enda projekte tutvustada. Siis sellises võtmes ka, mis inimeste jaoks kindlasti on nagu huvitav, et kui sul on väga mingi selline projekt, kus sa töötad välja mingit strateegiat, mis võib-olla tavainimesele jääb nagu hästi kaugeks, siis püüa leida mingi nurk, kuidas see võiks selle tavainimese elu siis mõjutada, kui sina päriselt saad selle strateegia loomisega hakkama ja lõpetad selle projekti. Siis kindlasti tasub tuua sinna sisse sellist inimlikku aspekti, et tutvustada enda töötajaid näiteks, kui te käite ühistegevusena mingeid asju tegemas, nendest teha postitusi, et mis just näitavad sellist organisatsioonikultuuri ka natukene, et see kindlasti aitab ka sellist tööandja kuvandit tekitada. Ja hästi põnevad on alati inimestele ka sellised kaadritaguse elu postitused, et kuidas mingid asjad valmivad, kuidas, ma ei tea, mingeid uuringuid tehakse,
käiakse mingitel välitöödel, mida mingite projektide jaoks on läbi vaja ja nii edasi, on ju. Siis kindlasti on igal organisatsioonil mingid hooajalised teadaanded, et kas need sõltuvad siis mingist aastaajast, riigipühadest, millest iganes. Võid kirjutada ka sellest, mida inimesed sulle on privaatselt sinna organisatsiooni chati näiteks kirjutanud või mis on sellised tüüpilised küsimused, mis on inimestel tekkinud. Samamoodi anda infot ka tegevusvaldkonnaga seotud müütide kohta, lükata neid ümber näiteks. Et ja jagada blogiartikleid, arvamuslugusid, mingeid põnevaid seikasid või juhtumisi, mis siis kajastavad natukene ka sinu organisatsiooni. Et need on võib-olla mõned sellised esialgsed mõtted, mis mul endal tulid. Eeva ütleb, et töötajate tutvustamine on näiteks LinkedIni keskkonnas üsna levinud, seal on häid näiteid. Ja eks see LinkedIni turundus hakkab ka üha rohkem Eestis hoogu koguma, et kellel on selline organisatsioon, kus on olulised ka rahvusvahelised suhted ja te kuulute mingitesse suurematesse Euroopa või ülemaailmalistesse organisatsioonidesse, et siis kindlasti tasub ka LinkedIni turunduse peale mõelda. Aga täna me sellel teemal ei peatu. Ja postitamise mõttes, ideede mõttes kindlasti tasub ka enda turundus- ja kommunikatsiooniplaani vaadata, et mis seal on kirjas, et ma eeldan, et suurematel organisatsioonidel ikkagi on sellised dokumendid ja plaanid olemas, et nad teavad, mis projektid, kus maal parasjagu on ja mida on vaja postitada. Et need annavad ka kindlasti väga head sisendit ja ma ei tea, võite siin kaasa rääkida, et võib-olla mõnedes suuremates organisatsioonides on hoopis see probleem, et kõike, mida tahaks postitada, lihtsalt ei jõua postitada, sest et infot on nii palju, mida tahaks jagada. Et see võib ka olla tegelikult mõnikord probleem. Et kui väiksemates organisatsioonides tundub, et midagi väga ei toimu ja on keeruline midagi jagada, siis mõnes suuremas organisatsioonis, kus on kümneid projekte parasjagu käimas, on lihtsalt liiga palju infot, mida tahaks jagada. Kaidi küsib, et kui tihti peaks postitusi tegema, et see nähtav oleks. See väga oleneb natuke ka sellest, kui palju sul endal ressurssi on neid teha. Et ma ütleks, et selline korra 2 nädalas võiks ikkagi endast märku anda, aga nagu ma ka enne mainisin, siis see sotsiaalmeedia strateegia võib olla vabaühendusel ka hoopis selline, et ta postitabki siis, kui on mingeid väga olulisi teadaandeid ja siis lihtsalt paneb sellele reklaamiraha taha. Et nagu sellist pidevalt kätt pulsil hoidmist ei toimu. Eeva küsib, et kas kollektiivi ühistegevuste postitamine pole trikikas, et keda huvitab versus ajab kedagi närvi. No see selles mõttes, et see ühistegevuste postitamine ikkagi aitab sellisele organisatsiooni kuvandile kaasa, et ma arvan, sellist ületöötamist ja kogu aeg töö tegemist on Eesti ühiskonnas hästi palju, et tegelikult on hästi värskendav ja inspireeriv näha ka neid postitusi, kus inimesed tõesti teevad midagi üheskoos täiesti teistsugust, et kui nad igapäevaselt töötavad koos, siis nad käivad mingitel talgutel või liiguvad lihtsalt vabas looduses, käivad matkal või teevad midagi sellist, et kindlasti see
See tegevus võiks olla selline väärtuspõhine, mida siis jagatakse, et see, et ta lihtsalt oli mingi selline suur grillipidu, et see võib-olla jah, võib kedagi pigem ärritada. Aga ma arvan, et nagunii iga postituse puhul võib olla inimesi, kellele see läheb korda ja inimesi, kellele see ei lähe korda. Et pigem peaks lähtuma sellest, mida sa ise tahad jagada. Ehk siis selle teema kokkuvõtteks on soovitus katsetada erineva pikkusega postitusi ja võtta aega, et neid ka analüüsida. Ja jätta siis meelde see 3-astmeline mudel võib-olla enda jaoks, et on pöördumine, siis see sisuline sõnum ja üleskutse, mida inimene peaks edasi tegema. Et see on üks väga lihtne valem, mis aitab sul mingit sorti postitusi valmis kirjutada. Nii, nüüd läheme kodulehe tekstide juurde. Et need küsimused, mis siin sotsiaalmeedia osas jäid praegu selles suures küsimuste voos vastamata, siis need ma võtaks pärast uuesti ette. Aga kodulehe tekstide juurde minnes esmalt võiks mõelda selle peale, et miks kodulehe tekstid üldse on olulised. Et ma ei tea, kui palju te ise igapäevaselt oma organisatsioonis selle peale mõtlete, jälgite neid tekste, uuendate neid tekste, et kui palju teil päriselt selle jaoks aega jääb, et kas see on prioriteet või mitte, et võite siin täitsa niimoodi ausalt vastata chati, et kas see on teie jaoks oluline või mitte. Et mõnes organisatsioonis võib-olla on koduleht selline lihtsalt visiitkaart, kus neil on olulised kontaktid ja võib-olla ülevaade nendest projektidest, millega nad tegelevad, aga seal võib-olla väga palju rohkem infot ei ole. Aga samas tuleb meeles pidada seda, et koduleht on tegelikult mõnes mõttes sinu sekretär ja müügimees, kes töötavad 24/7. Et sellepärast on väga oluline, et need sõnad, mis sa sinna kodulehele paned ritta, et need oleksid õigesti valitud. Ja ma mõtlen siin just selliseid olulisi märksõnu, millega sa tahad näiteks internetiotsingus välja tulla. Ehk siis natukene põikan sinna otsingumootoritele optimeerimise teemasse, kus tegelikult märksõnad on hästi oluline osa SEO-st. Ja tegelikult siis sellised hästi läbimõeldud ja selged tekstid aitavad vähendada ka sellist korduva töö hulka. Et kui sa näed enda organisatsioonis, et sa pidevalt vastad telefonikõnedele, mis küsivad sama asja, sellepärast et inimene ei leia üles mingit olulist infot sinu kodulehelt, siis ilmselgelt on sul lihtsam tegelikult see koduleht korda teha ja sul vabaneb mingi aeg, millega sa saad hoopis midagi kasulikumat teha. Ja kodulehe tekstid on selles mõttes ka olulised, et kodulehe sisu on sinu kontrolli all, sest et sotsiaalmeedias igasugused algoritmid võivad 24 tunniga muutuda või siis sa saad väga vähe sellest ette teada. Ja kui sa mängid enamuse enda kommunikatsioonist sotsiaalmeedia peale, siis võib juhtuda, et sa järgmine nädal näiteks ei jõuagi enam oma inimesteni või nende inimesteni, kelleni sa tahad jõuda. Et siin on ka mõned vastused tulnud, et mõne organisatsiooni jaoks on väga soiku jäänud koduleht, et pigem on oluline vastata e-kirjadele ja Facebooki lehel postitada.
Mari ütleb, et nende jaoks on koduleht oluline, kuna seal on sihtgruppidele vajalikke mahukaid, sisukaid materjale. Suurim väljakutse on selge struktuuri loomine. Ja Kaidi ütleb ka, et neil on koduleht põhiline infoallikas ja Facebooki postitused pigem kutsed kodukale tulla. Et nagu näha, et siis on erinevaid organisatsioone, kus see on erinevalt lahendatud, aga ma väga soovitan ikkagi omada mingit kontakti võtmise võimet väljaspool Facebooki, et isegi kui sul ei ole praegu kodulehte, et siis vähemalt koonda enda jaoks mingid meiliaadressid, mille kaudu sa saad inimestega ühendust võtta, et tõesti, kui Facebook mingi hetk mingid kraanid kinni keerab, et sul on vähemalt mingidki inimeste kontaktid olemas, kuidas nendega ühendust võtta. Ja erinevate uuringute järgi jõuavad siis otsimootorite kaudu sinu kodulehele 30–70% külastajatest. Et see on päris suur hulk inimesi ja kui need tekstid on hästi läbimõeldud ja kirjutatud nii, et see tuleb ka Google'i otsitulemustes eespool välja, siis sinuni jõuab lihtsalt rohkem inimesi. Ja kodulehe puhul samamoodi on hästi oluline kasutada ka neid call to action eid, et inimene teaks, mida ta peab edasi tegema, kus ta peab midagi edasi lugema. Kui sul on väga palju näiteks erinevaid blogiartikleid või sul on mingid teemad, mingid projektid, mis kuidagi on omavahel seotud, siis lingi need omavahel kindlasti ära. Kasuta seda siselinkimist, mis aitab jälle Google'i silmis sinu kodulehe usaldusväärsust tõsta. Ja kodulehe puhul on veel oluline see, et inimeste silmad liiguvad veebilehel erinevate uuringute järgi ikkagi üsna sarnase mustri järgi. Ehk siis see muster on kas E või F tähe kujuline, et siin on näha siis seda E ja F tähe mustrit, kus siis on sellised artiklid või näiteks see parempoolne pilt on siin Google'i otsingu tulemus, kus on näha, et siis esimesi 3-4 otsitulemust loetakse, skännitakse silmadega rohkem ja viimaseid pigem vähem. Et seda F-tähe mustrit kasutatakse siis sellisel tiheda tekstiga lehekülgedel. Ja teine muster on siis Z-tähe muster, mida kasutatakse sellisel veebilehel, kus on vähem tekstiinfot, kus nagu tekst ei ole nii tihedalt kirjas ja tavaliselt siis inimene alustabki sealt vasakult ülevalt, kus on tavaliselt logo, siis ta liigub sinna paremale äärde, ehk siis loeb läbi kogu selle menüüriba, mis sul seal on, võib-olla seal paremal üleval nurgas on sul ka see kontaktilehekülg kuidagi erineva värviga ära märgitud, et see oleks hästi silmapaistev. Siis lehe keskosas on selline kas mingi oluline sõnum või mingi visuaal, kus siis silmad üle liiguvad vasakule alla, kus siis on mingid olulised sõnumid kirjas ja siis paremal pool ääres on näiteks mingi üleskutse, mida edasi teha. Et see on selline muster, mida siis erinevad uurijad on aegade jooksul jälle tõestanud. Et see on see muster, kuidas inimesed silmadega skännivad veebilehti. Ja miks ma seda räägin, on sellepärast, et väga paljud inimesed ei tea sellest ja nad ei oska seda ka enda kasuks ära kasutada. Ja ma nüüd hästi lühidalt selle kodulehe osas räägikski natukene nendest tüüpilistest vigadest, mida ma näen, mida alatihti kodulehtedel ikkagi tehakse.
ja esimene viga on see, et avalehel ei ole kirjas, millist väärtust luuakse. Et kõige lihtsamalt öeldes, et mida pakutakse. Et tegelikult on üsna lühike aeg sul kasutada selleks, et inimene saaks aru, mida tema saab, sest et üldiselt nagu inimene tuleb ikkagi kodulehele enda probleemile lahendust leidma. Ja kui sa ei suuda enda jaoks läbi mõelda, mis on see sinu sihtgrupi kõige olulisem probleem, siis sisuliselt sa tegelikult oled kommunikatsioonis natukene, ma ei saa öelda puusse pannud, aga tegelikult sa oled, mis see õige sõna oleks? Oled olnud ähmane, ütleme nii. Ja inimene peab võib-olla nägema rohkem vaeva, et aru saada, millega sa tegeled. Ma näitan teile. Siin slaidil on üks kodulehe avaleht. Et mis on teie nagu esimene mõte, millega see ettevõte tegeleb? Turismireisid, reisimine, rahvariided. Maarja leidis ülesse alkohol, keeleõpe, tänu väikesele lausele, Hispaania kultuur. Ühesõnaga on inimesi, kes tegelikult said aru, aga traditsiooniline käsitöö logo üleval meenutab õllebrändi. Et tegelikult tegeleb see organisatsioon siis tõesti muuseas ka hispaania keele õpetamisega, aga laiemalt siis hispaania keele ja kultuuri tutvustamisega. Korraldatakse erinevaid toidu- ja veiniõhtuid, aga pakutakse ka tõlkimisteenust ja selliseid asju. Et tegelikult ei ole üldse seotud reisimisega, mis oli teie esmane pakkumine paljudel. Et kuidas seda siis parandada, seda olukorda? Et selle jaoks et seda nagu vältida, et inimene saab valesti aru, millega sa tegeled, siis kirjuta avalehele nähtavasse kohta 1-2 lühikest lauset selle kohta, millega sa tegeled. Ja intuitiivselt on see koht kuskil nähtava lehekülje keskosas. Ehk siis kui inimene avab sinu veebilehe mobiilis või arvutiekraanil, siis see lause või need laused võiksid olla talle kohe niimoodi nähtaval. Ja oluline siin meeles pidada, et suuremat teksti loetakse esimesena. Et see on selline nagu evolutsiooniline jäänuk või evolutsiooniline põhjus, et suuremad asjad meile tunduvad ohtlikumad. See tähendab siis seda, et me pöörame neile rohkem tähelepanu. Et kui sul on mingi väga oluline asi öelda, siis kirjuta see suurelt ja rasvaselt. Siis ma olen oma tööga kokku puutunud hästi paljude veebilehtedega ja üks tüüpiline viga, mis ma veel olen kohanud, on see, et ei ole kirjas, kuidas näiteks ettevõte või organisatsioon alguse sai, kes seal töötavad, kes on selle nagu algatajad olnud, ja kontaktide all on ka tihtipeale ainult lihtsalt üks anonüümne e-posti aadress või siis kontaktivorm. Et inimestele tegelikult meeldib lugeda lugusid, mis jutustavad neile selle organisatsiooni saamisloost ja väärtustest ja sellest, mida sa inimestele pakud. Ja need on need asjad, mida tihtipeale alahinnatakse. Et ma väga soovitan, et te võtaksite aja, vaataksite üle enda ettevõtte või organisatsiooni kirjelduse ja mõtleksite,
see võiks rohkem inimest kõnetada. Ja kontaktivormis võiks kasutada nii e-posti aadressi kui ka kontaktivormi, et inimene saab siis ise valida, kumba ta kasutab, sest minu kogemus on see, et kui ma kirjutan näiteks kontaktivormi kaudu, siis tihtipeale võivad need lihtsalt kuhugi kosmosesse sattuda, et ma kunagi sealt vastust ei saagi. Ja ma pean jälle uuesti hakkama nullist kirjutama siis e-posti aadressile, mis tähendab seda, et ma kulutan sama info saamiseks siis rohkem aega. Ja kui sa kirjutad enda töötajatest, siis oleks hea ka panna sinna juurde inimese foto, et inimesed samastuvad inimestega paremini, ehk siis pane inimeste fotod ka enda kodulehele, et eriti oluline minu arust, kui sa tegeled, kui sa toimid nagu avaliku raha toel, et siis on hea näha neid inimesi, kes neid annetusi või seda raha kasutavad. Ja kolmas asi, mida ma alatihti näen, on see, et fotodel on suvalised faili nimed ja fotod on üldiselt liiga suured ja liiga hea kvaliteediga kodulehele üles laaditud. Et faili nimed on ka tegelikult oluline osa SEO-st ehk siis see osa, kuidas sind teksti kaudu üles leitakse otsimootorist, et pane neid olulisi märksõnu ka sinna fotofaili nimedesse. Ja kui su veebilehe sisuhaldus seda võimaldab, siis täida ära ka pealkirja ja muud sellised lahtrid, kui sa fotosid kodulehele üles laadid. Ja hästi oluline on see, et sa mõtleksid ka läbi, et kui suured need fotod on, mis sa sinna kodulehele paned, et tegelikult need trükikvaliteediga fotod, mis fotograaf sulle edastab, need ongi mõeldud nagu hästi suurelt ära trükkimiseks, et tegelikult kodulehele piisab, kui nende kvaliteet on võib-olla seal 1/5 või 1/10 ainult. Ja see on oluline sellepärast, et mida suurem fail, seda kauem koduleht ennast üles laadib ja laadimiskiirus on Google'i jaoks oluline näitaja, et kui sul on ikkagi kodulehel liiga suured sellised failid, mis võtavad palju aega, siis Google'i silmis see ei ole väga hea märk. Et sa võid lihtsalt kaotada enda positsiooni otsitulemustes. Ja fotomahtude vähendamiseks on WordPressi keskkonnas on ka mingid omad pluginid olemas, et saab sealt kohe nagu seal keskkonna sees seda teha, aga on olemas ka erinevaid tööriistu, mis aitavad seda siis kiiresti teha. Ja täiesti tavaline selline fototöötluse tarkvara kindlasti ka aitab seda teha niimoodi, et sa saad mitu fotot kohe korraga väiksemaks kokku pakkida. Nii. Kas on nende kodulehe asjade kohta tekkinud küsimusi? Eeva kommenteerib, et mitmed kodulehe tegemise keskkonnad optimeerivad pilte ise. Webpage speed test on hea asi guugeldada, sealt võiks tulla tööriistu, mis annavad tehnilist nõu parandamiseks. Ja ma kindlasti soovitan ka neid kiiruse teste aeg-ajalt teha, eriti kui sa teedki täitsa uut kodulehte näiteks, et vaadata, kuidas see toimib, et kui on juba toimiv koduleht, siis see võib-olla nagu nii palju ei mõjuta ka. Mis see ideaalne pikslite arv on piltidel?
Ma arvan, et oleneb, kui oluline see info on, mis seal fotol on ju. Et, et pigem on oluline tegelikult rohkem isegi see, et mis on selle foto lõppmaht. Et võib-olla et see kokkupakkimine ei tähenda seda, et mõõtmetelt muutub foto väiksemaks, vaid tegelikult see pikslite kvaliteet muutub. Et need pikslid ei ole näiteks äärealal enam nagu nii selged. Et see on selline tehniline nüanss, mida võib iseenda jaoks rohkem järele uurida. Et pigem on oluline mõõt siis, et mõõt on oluline selles mõttes, et kuidas näiteks mobiilis sul seda fotot kuvatakse. Et tänapäeva kodulehed on küll sellised, et need peaksid olema selles mõttes nagu responsive. Ma ei oska öelda, mis see eestikeelne nagu mõiste on, aga need peaksid siis ennast kohaldama vastavalt sellele, kas seda kuvatakse mobiilis või desktopil. Aga isegi olukorras, kus sul on WordPressi kodukas ja kõik peaks toimima, siis ikkagi mingeid fotosid ta peaks nagu lõikab väiksemaks või annab nagu suuremana näha, et Eeva postitas siia ühe kasuliku tööriista ka, et võite iseenda jaoks seda guugeldada, et mis need head mõõdud on. Nii, mul on 1,5 tundi täis, aga mul on veel üks teemaplokk rääkimata, et see ei ole nii pikk, et ma teen selle hästi lühidalt, et siis meil jääb kindlasti aega ka küsimuste jaoks. Et kui ma lugesin neid registreerumise vastuseid, et mis on need väljakutsed, mis teil tekstide kirjutamisega seoses on, et siis sealt ikkagi päris palju tuli välja seda, et ei ole aega kirjutada kuidagi, et ei ole õige tunne, et kirjutada. Siis paljudel oli ka ikkagi natukene hirm, et kas see, mida nad kirjutavad, on õige ja kõik sellised erinevad aspektid. Et vaatamegi siis natukene nendele otsa ja räägin sellest, kuidas paremini ja kiiremini kirjutada. Et need asjad, mis ma siin räägin, on sellised, mida ma ise olen enda peal ära proovinud või olen kuskilt lugenud, et kellelgi teisel on olnud hea kogemus. Et esmalt, mis ma soovitan teha, on ise mõelda selle peale, et kui oluline kirjutamine sinu jaoks on. Et kui oluline on see sinu jaoks isiklikult või kui oluline on see sinu organisatsiooni arengu mõttes. Et miks sa võiksid rohkem või paremini või kiiremini kirjutada. Et kui sa nagu päris aus enda vastu oled ja sa jõuad selleni, et tegelikult see ei ole sulle nagu tähtis, et siis sul ongi võib-olla enda tööelus ka raske seda prioritiseerida. Ja siis on võib-olla olukord, kus sa jõuadki selleni, et võib-olla sul on lihtsam see tööülesanne kellelegi teisele enda organisatsioonist delegeerida, kui see on kuidagi võimalik, on ju. Või siis võib-olla leiad enda jaoks mingi võimaluse õppida paremini kirjutama niimoodi, et see tuleks sul lihtsamini ja kergemini välja, sest et kõik asjad siin maailmas tegelikult on õpitavad, lihtsalt need võtavad aega ja energiat. Siis üks asi, mis lihtsustab kirjutamist, eriti kui kirjutamine on väga suur osa sinu tööst ja sa naudid seda ja tahad sellest paremaks saada, siis ma soovitan sul kirjutamisele võib-olla natukene süstemaatilisemalt läheneda. Ehk siis tee endale mingi ülevaade enda kirjutatud tekstidest.
et kas see on siis mingi tabel või mingi tavaline fail, kus on kirjas kõik sinu avaldatud artiklid või postitused ja ka võib-olla kirjutamisideed. Et tee endale selline ülevaade, siis sul on lihtsam enda arengut jälgida. Et neid kirjutamisideid võid sa hoida ka eraldi failis. Ja kui sul näiteks tuleb mingi idee, mingi postituse idee, artikli idee olukorras, kus sa lihtsalt kõnnid toidupoodi või toidupoest koju ja sul ei ole märkmikku ja pastakat, siis ma ei tea, märgi see enda telefoni või kasuta mingit häälsõnumi funktsiooni, et sa saad kuhugi enda jaoks sellest märgi maha jätta, et hiljem enda märkmeid üle vaadates siis leiad kindlasti selle mõtte ka üles, sest et meil igapäevaselt tuleb nii palju infot peale, et tegelikult ka head mõtted lihtsalt lähevad meelest ära paraku. Siis nagu ma ütlesin, et mul mingit sellist maagilist tabletti ei ole, kuidas paremaks kirjutajaks saada. Et 2 tegevust, mis väga palju aitavad teksti kirjutamisoskusi parandada, on lugemine. Et tihtipeale tegelikult me jääme toppama kirjutamise alustamisega sellepärast, et me ei tea päris täpselt, millest kirjutada. Et hästi oluline on lugeda ja päris palju lugeda ja lugeda ka ilukirjandust, mitte ainult erialast või sellist tehnilist teksti. Et lugemine aitab väga palju kaasa sinu sõnaseadmisoskusele ja uskuge mind, kirjanikud loevad ka hästi palju, et neil ei tule lihtsalt tekst kuskilt ülevalt taevast ja ei valgu läbi nende sõrmede klaviatuurile. Et see on natuke nagu sarnane saia küpsetamisele. Sul ikkagi on vaja vähemalt vett või jahu selleks, et mingi saiake teha. Ja samamoodi on tekstiloomega ka, et sul on vaja mingit sisendit, et midagi saaks kirjutama hakata. Siis mina olen läbinud ka tegelikult ühe kiirlugemise kursuse, mida ma julgen soovitada ka teistele, see on küll inglise keeles, aga ta ei ole see klassikaline kiirlugemiskursus, mida enamus teist võib-olla teavad, kus võib-olla diagonaalis asju loetakse. Aga mind on see küll väga palju enda töös aidanud, sest et mida kiiremini ma suudan lugeda, seda kiiremini ma suudan luua ka seoseid. Et see on mind väga palju aidanud töötamise mõttes efektiivsemaks muutuda. Ja teine asi, mis kirjutamisel tihtipeale takistab, on see, et meie mõte on kiirem kui meie sõrmed klaviatuuril. Ehk siis sa võid mõelda, et kui kiiresti mitme sõrmega sa trükid. Et mina ka eelmise aasta alguses hakkasin õppima 10 sõrmega trükkimist. Enne seda ma kasutasin, ma ei tea, võib-olla 4 kuni 6 sõrme. Aga nüüd ma tõesti suudan 10 sõrmega trükkida ja see on täiesti hämmastav, kui hästi see on mõjunud minu töövõimele. Et ma soovitan kasutada ühte eestikeelset keskkonda, mille aadressi te siin näete slaidil. Et seal on sellised Eesti vanasõnad, mida sa saad siis trükkida niimoodi 10 sõrme süsteemis. Ja see on tõesti nagu hästi tore, et ta on ka selline ühtpidi arendab su motoorseid oskusi, aga teisiti saad ka võib-olla väga palju uusi vanasõnu teada.
ja, ja nagu Eeva ka siin kommentaariumis ütleb, et siis on tegelikult ka päris palju selliseid ingliskeelseid vahendeid olemas, aga kuna eesti keeles on ka täpitähti hästi palju, et siis ma soovitan ka seda eestikeelset varianti kasutada, et see oleks ka selle täpitähtede trükkimise niimoodi endale näppu nii-öelda. Siis on hea luua endale mingi rituaal või süsteem, kuidas sa kirjutad. Et mina näiteks ei suuda segamini laua taga kirjutada, et tihtipeale minu tööpäev algab ikkagi sellest või tööpäev lõpeb sellega, et ma koristan enda töölaua ära. Et alati on mul lähedal ka tassiga või klaasiga mingi vesi, et ma ei peaks maha istuma ja siis 2 minuti pärast kohe püsti tõusma ja minema vett tooma. Et sa võid mõelda, et millised tingimused sulle kirjutamiseks sobivad ja seostada see millegi enda jaoks meeldivaga, et paljudele näiteks meeldib juua kohvi, mõned käivad näiteks kirjutamas raamatukogus või kohvikus, et inimesed on hästi erinevad. Aga erinevate uuringute järgi on leitud seda, et süvenemisele aitab kaasa see, kui kirjutamiseks on mingi kindel koht. Et näiteks kui sinu töö nõuab ikkagi väga palju teksti loomist, siis on hea, kui sa teed seda ühes kindlas kohas. Et siis su aju hakkab aegapidi seda keskendumist ja seda kohta ja seda tegevust omavahel seostama. Ja see tuleb sul palju väiksema ressursiga lõpuks. Et praegu on kodukontori ajastu ja sülearvutiga töötades saab hästi palju erinevates kohtades tööd teha, aga samas see nagu pikas perspektiivis tegelikult väga hästi tööviljakusele ei mõju, et kui sa osa mingeid tööasju teed töölaua taga, siis osa teed pikali kuskil diivani peal, et tegelikult sellist süvenemist vajavad tööülesanded võiksid olla seotud mingi kindla kohaga, et siis need lihtsalt juhtuvad paremini ja efektiivsemalt. Eeva soovitab siin Anti Kiidroni raamatut Mis juhtus, mis räägib siis sellest, kuidas rääkida ja kirjutada huvitavat lugu. Et seda võid lugeda ka siis, kui ei taha kirjanikuks saada, vaid lihtsalt vaja erinevaid tekste kirjutada. Ja et kindlasti võib lugeda ka kirjutamise kohta erinevaid raamatuid, et ma arvan, selliseid erinevaid mõtteid ja ideid saab igalt poolt üles noppida enda jaoks. Siis veel aitab kaasa see, et kui sa päriselt planeerid seda aega, millal sa teed kirjutamistöid või sellist süvenemist nõudvaid ülesandeid. Sest et fakt on see, et kui me ei planeeri seda aega, siis tulevad telefonikõned, tulevad e-kirjad, keegi hakkab Messengeris chattima, on veel uudisteportaalid ja nii edasi, sellised erinevad kiusatused. Et kindlasti tasub enda jaoks läbi mõelda, millal sulle meeldib rohkem kirjutada, kas hommikul või õhtul, et vali kindlasti see aeg päevast, kui sa suudad ja saad süveneda. Mulle näiteks meeldib kirjatööd teha hommikupoole, kui mu mõte on selge, ma ei ole pidanud erinevaid otsuseid vastu võtma, sest et mida väsinum on meie aju ja meel, seda keerulisemalt tekst tuleb. Ja kui sa oled päev otsa käinud erinevatel koosolekutel, siis on niimoodi pärastlõunal väga keeruline ennast kokku võtta ja tegeleda sellise väga sügavat süvenemist nõudva tööga. Ja kuna kirjutamine võtab ajult päris palju energiat, siis ei tasu seda teha tegelikult väsinud, sest et siis sa saad lihtsalt selle kogemuse, et see kirjutamine ei tule sul lihtsalt.
ja see pigem tekitab stressi ja sulle jääb mulje, et sa ei oskagi kirjutada, kuigi võib-olla sa lihtsalt teed seda enda jaoks ajal, natuke valel ajal. Et mõtle nende teemade peale ja püüa leida endale päevas aeg, mil sa saad süveneda. Ja see on võib-olla ka koht organisatsiooni siseselt, et läbi rääkida teistega, et millal on see hetk, kus keegi teeb süvenenult tööd. Et inimestel on see aeg erinev, aga kindlasti on võimalik seal leida kompromisse. Siis nagu ma juba mainisin, on erinevad sellised kiusatused, mis endast ka märku annavad, et tasub endal telefon viia täiesti teise ruumi, et on tehtud ka uuringuid, et isegi kui telefon ei ole sul vaateväljas, aga ta on ikkagi sinuga samas ruumis, siis see ikkagi segab sinu keskendumisvõimet. Et nii see lihtsalt paraku on. Ja ma soovitan arvutis ka lahti teha, siis võtta mingi eraldi aken ja teha siis seal lahti ainult need failid või kodulehtede mingid lehed, mis sul on vaja lahti teha. Aga et seal oleksid ainult need lehed, mida sul päriselt on vaja, need lehed ja dokumendid, mida sul on päriselt vaja siis selleks kirjutamistööks, et seal ei oleks taustal mingit Messengeri ja ma ei tea, Whatsappi mingeid notification eid ja nii edasi ja tagasi. Sest et meie ajul võtab päris palju aega ühelt teemalt teisele hüppamine. Või olukord näiteks, kui sa kirjutad mingit e-kirja, tuleb telefonikõne, sa võtad selle vastu. Isegi kui see telefonikõne kestab ainult 2 minutit, siis tegelikult sinu aju tegeleb sellega veerand tundi. Isegi kui sa nagu oma mõttes juba oled mingi teise tegevuse juures, siis su aju osad ressursid on ikkagi veel selle telefonikõne juures. Et see on lihtsalt see, kuidas inimesed on füsioloogiliselt üles ehitatud. Ja nagu ma juba ka mainisin, siis paremaks kirjutajaks saab kirjutades, et samamoodi nagu kui sa tahad paremini joosta, siis sul tuleb jooksmisega tegeleda, et tugitoolis spordikanalite vaatamine ei aita paremusse vormi saada, et kui sa tahad endas sellist kirjutamisharjumust arendada, siis sa võid näiteks iga päev võtta 5 minutit, kus sa kirjutadki lihtsalt neid mõtteid, mida sul pähe tuleb. Et see ei pea üldse olema mingi seostega tekst. Et sa võid suvalisi asju kirjutada, oluline, et su aju lihtsalt harjuks selle tegevusega. Ja seda 5 minuti harjutust ma soovitan ikkagi teha pastaka ja paberiga, et meie aju lihtsalt toimib teistmoodi, kui me päriselt käsitsi kirjutame versus olukorras, kus me trükime neid asju. Ja siis sa võidki jõuda selleni, et sa suudad ja tahad mingil hetkel juba pikemalt kirjutada, kuni selleni välja, et võid mingi hetk jõuda selleni, et sa tahad iga päev näiteks kirjutada 300 sõna või 500 või 1000 sõna selleks, et enda kirjutamismusklit treenida. Ja kui kirjutamine üldse ei edene, siis minu soovitus on teha natuke aega midagi muud. Ja ma mõtlen seda nagu otseselt, et sa lähedki sellest kohast ära, kus sa püüdsid kirjutada, ma ei tea, lähed kõnnid ümber maja, teed mingeid venitamisharjutusi ja mingeid lihastreeningut, mis iganes, et kasutad natukene teisi ajuosasid ja siis tuled tagasi uuesti selle tegevuse juurde ja proovid uuesti. Kui sulle tundub, et sul ikkagi on liiga vähe sisendit, et head teksti kirjutada, siis loe uuesti oma eeltöö käigus kogutud materjali üle või otsi infot lisaks või kui vaja, siis suhtle kolleegidega, kes peaksid sulle seda infot andma. Ja kolmas asi, mis aitab, on see, et kui sa paned endale tähtaja,
et kui sul näiteks väljastpoolt ei ole antud mingit tähtaega, millal mingi kirjatükk võiks valmis saada, siis sa võid endale sisemise tähtaja panna, et tihtipeale me siis ikkagi võtame ennast lõpuks kokku ja teeme selle asja ka ära. Ja selle teema lõpetuseks, et ma soovitangi mõelda, kui oluline kirjutamise oskus sinu jaoks on ja millised sinu harjumused toetavad süvenemist. Sest et teksti kirjutamine eeldab meilt ikkagi natukene rohkem süvenemist kui võib-olla 2-minutilisele telefonikõnele vastamine. Nii, saimegi need teemad läbi käidud ja siin võib-olla tänase loengu kokkuvõtteks siis sellised olulisemad sõnumid, et tunne oma sihtgruppi ja suhtle nendega. Niimoodi oskad neid hiljem paremini kõnetada. Katseta erinevat tüüpi sotsiaalmeedia postitustega ja vaata, mis sinu organisatsiooni puhul paremini töötavad. Kasuta emojisid teadlikult ja pigem vähem ja pigem siis lause lõpus. Pea meeles, et kodulehe tekstid loovad usaldust ja need toimivad kui sinu müügimees, nii et tasub panustada heade tekstide loomisse. Ja oluline siit veel viimasena, et paremaks kirjutajaks saab kirjutades, et muud moodi need oskused kahjuks külge ei hakka, et loe ja kirjuta ja loo endale süsteemid, mis seda harjumust toetavad. Ja koolituse teine osa toimub siis 31. mail, samamoodi algusega kell 2 ja seal on siis meil teemad nagu pressiteate kirjutamine, blogiartikli kirjutamine ja siis räägin ka teksti toimetamisest. Et paljudel oli õigekirja ja igasuguste muude asjade kohta ka küsimusi, aga täna kahjuks selleni ei jõudnud. Ja soovin teile lõpetuseks siis sujuvat kirjutamist.